Tere! Arvutitark taas vahendamas infotehnoloogia maailma uudiseid ja arvutitarga koha on stuudios sisse võtnud Tõnis Lind. Tere, Tõnis! Tere! Täna on meil kavas ära käia Saue gümnaasiumis, kus infotehnoloogiaalane õpe on väga suurelt ette võetud ja kus on kasutusel nii 3D printer kui laserpink. Sinul, Tõnis, jäi eelmine kord aga pooleli vesijahuti ehitamine. Sellega me üritame kindlasti valmis saada seekord. Et see arvuti siis, mis seal kõrval töötab, hakkab töötama väga vaikselt, jah? See on plaanis. Microsoftiga räägime lähemalt laste turvalisusest internetis ja lisaks ei puudu saatest ka GameStari mänguuudised. Ja alustame visiidiga Saue gümnaasiumisse ning vaatame, milliseid esemeid siis seal kasutusel oleva 3D printeriga välja printida saab. Saue gümnaasiumis on multimeedia ja infotehnoloogia õpe kõrgelt hinnas ning tulemusedki muljet avaldavad. Kui filmide tegemisega saab Sauel tutvust teha juba algklassidest alates, siis keerulisem infotehnoloogia-alane tootearendus on siiski vaid gümnasistidele jõukohane. Nemad saavad nii 3D printeri kui ka laserpingi kasutamist õppida. See kolju on üks esimesi töid, mis me printisime ja selle printimine võttis aega umbes 18 tundi ja materjali läks selle peale umbes 140 grammi. Siin ruumis on olemas 3D printer, laserpink, CNC-pink ning erinevad robotid. See siin on MakerBot Replicator 2X, mis on eriline 3D printer just seepärast, et tal on olemas 2 prindipead, ehk siis ta suudab printida 2 värviga korraga. Selle maksimaalsed mõõtmed printimiseks on umbes 210 mm korda 16 mm korda 15 mm. Ja kvaliteet on umbes 100 mikronit, ehk siis ta suudab printida kihte, mis on umbes 1 paberilehe paksused. Seda seadeldist saavad proovida just gümnaasiumi tootearenduse õpilased, kes käivad 10. klassis. Siin klassis otseselt õppetund ei toimu, aga siin toimub iga esmaspäev ning reede robootikatund, kus väiksemad saavad õppida Lego robotite programmeerimist ja ehitust. 3D printeri saamiseks pöördusime mitmete Saue sponsorite poole, kes siis aitasid meil selle soetada. Ja suur osa rahast tuli ka siis erinevatest laatadest, kus me müüsime erinevaid meeneid, mis me olime varem teinud. Saue gümnaasiumi kodulehel leiab 3D printeri tutvustuse juures ka viite YouTube'i videole, mis tutvustab Rootsis välja printitud 3D saksofoni. Sauel muusikariistade printimist veel ette võetud ei ole, aga palju põnevat on suudetud siiski ära teha. Alustatakse reeglina ikka väiksemate asjade printimisega. Ja sellise plastikmutri ta prindib umbes 11 minutiga valmis. Printimisel kasutame meie ABS plastikniiti, mis on inglise keeles filament ja seda ta sulatab umbes 230 kraadi juures. See on turbiini mudel. Et see jupp on prinditud osadena välja ja hiljem atsetoontöötlusega üle tehtud, mille pärast ta siis jääbki selline läikiv. Selle printimine võttis aega umbes 12 tundi kokku kõikide juppide jaoks. Ka laserpink pakub erinevaid võimalusi nii oskuste omandamise alal kui ka vajadusel tellimustööde täitmisel. See masin siin on Saue gümnaasiumi kõige viimane pink ehk Epilog Sync laserpink. Ta on saadud teaduse populariseerimise projekti ning erinevate sponsorite abil. Laserpink suudab lõigata erinevaid materjale nagu puitu, plastikut ja nahka. Graveerida suudab ta ka klaasi ning metalli, kuid metalli puhul on vaja siis kasutada spetsiaalset spreid selle jaoks. Ja nüüd paneme masina tööle ning hakkame tegema näidisprojekti.
Praegu ma saan paika talle fookuse, ehk siis kui kaugel see laser peab olema. Selle jaoks on tal olemas spetsiaalne mõõteriist siin. Me asutasime eelmise aasta novembris õpilasfirma 3D trükikoda, mis nüüdseks augustist alates on nüüd osaühing ja pakub 2 printeriga 3D printimise teenust ja ka 3D modelleerimise ning skaneerimise teenust. No meie hinnaks on 0,55 eurot on 1 grammi kohta, aga kui on vaja täpselt hinnapakkumist, siis tuleb saata e-mail aadressile 3dkoda@gmail.com. Nagu juba mainitud sai, jagatakse Saue gümnaasiumis ka audiovisuaalse kunstialast õpet. Sügisesel ajal toimub siin juba traditsiooniks saanud Saue kooli populaarne filmifestival. Kuidas lapsi filmi tegemise juurde tuuakse, sellest räägime pikemalt järgmises saates. Koolis on reklaam, noored teavad, nad on huvitatud sellest ja nad käivad küsimas ka, et millal toimub see filmiklubi, filmiring ja see, ma arvan, et praeguse hetkel, kus on kõigi lastevanematel palju on digitaaltehnikat, fotoaparaatid, videokaamerad ja nendel on see huvitav, sest nendel on tarkvarad on olemas, ristvarad on olemas, aga küsimus on selles, kuidas seda kasutada nii, et oleks sellest võimalik kokku monteerida põnev ja huvitav film ja mingi lugu teha. Üks asi on lihtsalt filmida, teine asi on filmida nii, et oleks mitte ainult endale huvitav, oleks huvitav ka teistele vaatajatele. Juku nimetus on Austraalia loom. Elevant. Aga elevant ei ela ju Austraalia. Aga sellepärast see on haruldan on. Helena, miks sa kingad ära võtad? Ma läks kivikindlasesse. Aga miks sa 2 ära võtad? Ma pean vaatama, kummas kindlas nüüd kivi on. Ja nagu ma aru saan, on aeg hakata ehitama või jätkata vesijahuti ehitamist. Täpselt nii ja üritame siis valmis saada oma võimalikult väikse vesijahutuslahenduse, kus siis lausa kõrvaltuppa tõstetakse kõik mürarikkad osapooled siis sellest vesijahutusest. Saame tulemuseks väga vaikse arvuti. Ehk siis minu küsimus, et milleks seda vesijahutit ikka vaja läheb, oli juba iseenesest vastatud, et selleks, et võimas arvuti töötaks võimalikult vaikselt, jah? See on meil plaanis tõesti saada võimalikult vaikne arvuti ja ma arvan, et meil õnnestub see väga edukalt. Ja näeme ka ära, et milline agregaat või milline masin seal kõrval siis peab olema, mis ei ole ju nii väga vaikne. Tõesti, et vesijahutuse võib-olla kõige valjemaks punktiks jääb tõesti see pump ja see on meil nüüd kõrvaldatud arvuti juurest. Sellest kõigest siis kohe lähemalt. Hakkame siis oma vesijahutust lõplikult kokku panema. Paneme graafikakaardi korpusesse ja ühendame siis korpuse sisesed voolikud ära. Ja nüüd pärast mõningaid ettevalmistusi oleme valmis ehitama edasi arvuti välist osa vesijahutusest. Kõigepealt võtsime ette radika ja kinnitame siia külge terve hunniku ventilaatoreid. Ja kui me sellega ühele poole oleme saanud, saame jätkata voolikute ühendamist komponentide vahele ja siis juba kallame vee sisse ja teeme esimese vesijahutuse testi.
ja nüüd 5 tundi hiljem on meie vesijahutuskomplekt valmis. Tegu on väga suurejoonelise projektiga ja radikas koos pumbaga on võimalik siis tõsta lausa teise tuppa, kuna voolikud on hästi pikad. Nii et tulemusena on meie arvuti väga vaikne. Arvutitargad teavad väga hästi, mida tähendab interneti turvalisus ja üldse arvuti turvalisus. Kahjuks aga suurem osa arvuti kasutajaid sellest väga palju ei tea. Seetõttu ma arvan, et on väga oluline vaadata ära meie järgmine video. Microsofti esindaja räägib meile lähemalt Windowsi turvalisusest. Kui tavakasutajad on kindlasti tuttavad selliste asjadega nagu tulemüür ja samamoodi uuemates Windowsides juba sees olev antiviirus, siis lisaks sellele on Windowsisse ka sisse ehitatud laste turvalisuse pool. Ja kuidas see täpselt töötab, seda juba näitab meile lähemalt Jörgen Remmelkoor. Kõigepealt selleks, et lapsevanemana kontrollida või siis piirata lapse arvutitegevust, tuleks luua lapsekonto. Vaatamegi, kuidas lapsekonto loomine käib. Windows 8 arvutis tuleks siis kõigepealt valida sätted ning muuta arvutisätted ja siit samast vasakult kontode alt muud kontod ja lisakonto. Ning tekibki võimalus lisada konto, liikudes hiirega alla, saame valida loo lapse konto. Ning soovitatav on siin luua siis just Microsoft accountiga ehk Microsofti kontoga see lapse konto, lisades tema e-maili. Kui seda kontot ei ole, siis saab luua siit samast uue konto. Kuid see ei ole kohustuslik, saab ka luua lapsekonto ilma e-mailita ning lisades siis lihtsalt lokaalse konto. Ja olemegi valmis. Kui lapsevanem soovib oma lapse arvutitegevust jälgida ja olla sellega kursis ning seda ka piirata, siis tuleb sisse logida veebilehele familysafety.microsoft.com ning sellele veebilehele sisse logides näemegi, millised kontod on omavahel ühendatud. Siin on siis lapsekonto ning lapsevanem. Pereturvalisuse veebisaidil saab lapsevanem hea ülevaate sellest, mida on laps arvutis vahepeal teinud. Ja siia ilmuvad siis ülevaated erinevatest seadmetest. Kui laps on kasutanud koduarvutit, siis lapsevanem näeb siin just lapsel koduarvutis tehtud tegevusi ning kui laps on kasutanud tahvelarvutit, siis siia ilmuvad ka tahvelarvutis tehtud tegevused. Vaatame, milliseid tegevusi jälgida saab. Siin on kokkuvõte, nagu näha siis ajavahemikul 8. kuni 14. oktoobrini on olnud aktiivsust väga vähe. Veebitegevuste all, siia ilmuvad need veebisaidid, mida laps on külastanud. Ja arvutitegevuse all ilmub siis kogu tegevuste ülevaade ka päevade ja tundide kaupa, et lapsevanemal oleks võimalik kursis olla sellega, millal laps arvutit kasutab. Veebi filtreerimise all saab lapsevanem konkreetsemalt piirata ära näiteks lubatud saitide loendi, laste jaoks loodud veebisaidid, mis blokeerib täiskasvanutele mõeldud saidid. Üldhuvi tase blokeerib täiskasvanutele mõeldud saidid ning lubab ka üldhuvi kategooriasse kuuluvad veebisaidid. Võrgusuhtlus lubab suhtlusvõrgustikud veebivestluse ja veebipõhise meili, blokeerib täiskasvanutele mõeldud saidid ning hoiatamine täiskasvanutele mõeldud sisu korral lubab kõik veebisaidid, aga kuvab hoiatuse, kui sait võib sisaldada täiskasvanutele mõeldud sisu. Ning lubatud või blokeeritud, siia saab siis lapsevanem sisestada konkreetsemalt
millistel veebisaitidel saab laps siis liikuda. Ajapiirangute all saab lapsevanem sätestada ära täpselt, millistel aegadel laps saab arvutis olla ning keeluaja all saab siis lapsevanem sätestada ära, et millistel aegadel laps ei tohi arvutis olla. Rakenduste piirangu all, kui lülitada see sisse, saab lapsevanem määrata ära, milliseid rakendusi või milliseid programme laps tohib arvutis kasutada. Ning mängude all saab määrata ära näiteks mängude reitingu järgi või siis mängude nii-öelda vanuse piirangu järgi, et milliseid mänge laps tohib arvutis kasutada. Samamoodi siis saab jälgida ka telefoni tegevust ning kui laps on esitanud taotluse, et ta tahab mingile sisule juurdepääsu või mingile veebilehele juurdepääsu, siis lapsevanemal ilmub siia see taotlus ning ta saab selle heaks kiita. Ja selline ongi siis see pereturvalisuse veebisait. Nagu näete, tegemist on üsna põhjaliku veebisaidiga lapsevanema jaoks, et olla kursis lapse arvutitegevusega. Lapsevanemad, kool on juba alanud, tõenäoliselt on lastele ostetud ka uus arvuti. Soovitan teil kasutada lapse kontosid ning kasutada pereturvalisuse veebisaiti. Sellisel juhul saate olla kursis kõikide laste tegemistega arvutis ning võimalusel ja tahtmise korral seda ka piirata. FIFA 15 on seljatanud mängumüügi edetabelites Destiny. A very wet night in North London and the rain continues to come down. FIFA 15 müük moodustas tervelt 80% kogu UK eelmise nädala mängumüügist, olles ühtlasi ka Eesti eelmise nädala enim müüdud mänguks. Sony keerab kraanid kinni. Seda siis tuntud PlayStation 3 suhtluskeskkonnaga PlayStation Home. Alates 2008. aastast PS3 omanike avatariga varustanud PlayStation Home sulgeb uksed 31. märtsist 2015, lõpetades mängurite omavahelised sotsialiseerumised. Rõõmuks spordimängude sõpradele ilmus 10. oktoobril korvpalli kuningliku liiga NBA värske simulaator NBA 2K15. Rohkelt nomineeritud NBA 2K seeria oodatud väljalase NBA 2K15 pakub ülimat virtuaalkorvpalli kogemust, tulles platsile uuendatud graafika ja realistlikuma mängumootori ning kahtlemata maailma pikima mängupingiga. Teie värske korvpallihooaeg on alanud. Eelmine nädal jõudis müügile Assassin's Creed The American Saga Collection, mis sisaldab tervelt 3 varasemalt ilmunud tähteost. Ameerika Saga on eksklusiivne 3 eri Assassin's Creed'i mängust koosev komplekt ja parimaks valikuks alustavale vennaskonna liikmest mängurile. Komplekt viib meid Ameerika iseseisvusaja koidikule, tuues mängijani mässava asuma Assassin's Creed 3-s, hispaanlastega sõjakeerises oleva Louisiana osariigi Assassin's Creed Liberationis ja kõige viimase vennaskonna väljalaske Black Flagi Kariibi mere piraatide kuldajastust. Juba see reede jõuab mängijateni Formel 1 ametlik võidusõidumäng F1 2014, tuues mängijateni uued rajad, uued staarid ja uued autod. Kihuta uute reeglitega uutel ringradadel, tunneta autode täiustatud aerodünaamikat ja juhtimismaneeri, võtta vastu teiste mängijate väljakutsed võrgumängus ja lase tahomeetrit innovatiivsete turbadega piirasse. F1 2014 pakub adrenaliini küllast kihutamist maailma kõige kiirematel radadel ja kõige kiiremate autodega. Juba novembris
ilmub värske Assassin's Creed Unity PlayStation 4 ja Xbox One konsoolidele. Meie tänane küsimus on, mitmes Assassin's Creed see on uue põlvkonna konsoolidele, ehk siis PlayStation 4 ja Xbox One'i. Õigesti vastanute vahel loosime välja selle Assassin's Creed The American Saga versiooni, kas siis arvutile, PlayStation 3-le või Xbox 360-le ja lisaks seljas oleva Watch Dogs T-särgi. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Ja kõik, kes te olete huvitatud osalemast meie vaatajamängust, ärge siis unustage saata vastused aadressile tv@arvutitark.ee. Sellele samale aadressile on oodatud ka teie ettepanekud ja muud küsimused. Ja meie poolt head aega. Täna kõik ja turvalist arvuti kasutamist teile. Tumba,